Viimati, kui me teiega kohtusime, siis jäi intervjuust kõlama soov, et selle aasta lõpuks võiksid olla kõik projektid kuni Rohukülani valmis. Nüüd on see aasta vaikselt lõppemas. Mis seis on tegelikult? 21. aasta on möödunud projekteerimise tähe all, et tõsi, et plaanid on alati natuke optimistlikumad kui tegelikkus ja kinnitus saab vana Eesti vanasõna, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Et me hetkeseisuga oleme siis sealmaal, et Eesti Raudtee alltöövõtjad on projekteerinud raudtee valmis Ristini ja tööd käivad Haapsalu piirini ja siis Haapsalu ise ja Haapsalu Rohuküla on nüüd selles faasis, et õige pea on oodata järgmise etapi projekteerimishanke välja kuulutamist. Nii et eks me arvestasime, et mingisugune osa töödest võib 22 aastasse jääda ja nii ka läheb. Kui me nüüd räägime Haapsalu raudtee järgmisest etapist, milleks on Turba-Risti lõik ja sinna vahele jäävast Ellaveo ülesõidust, siis kuidas see ülesõit praegu on lahendatud? No ütleme, tehniliselt vaatest on 2 varianti, et kas autod sõidavad üle raudtee või sõidavad rongid üle autotee. Et kaalutud on tegelikult mõlemat varianti, leitud, et olukord, kus rongid sõidaksid üle autotee on tegelikult lihtsam lahendada. Tõsi küll, et kuna seal on turbased alad Turba ümbruses, et see toob kaasa päris massiivsed mullatöömahud just nagu raudtee mulde ehitamisel, sest projekteerijad näevad ette, et Turbast tuleb välja kaevata, aga hea uudis on see, et kõik need tööd ja raudtee mahuvad ära seal raudteemaale, nii et ei ole vaja ühelgi kohalikul inimesel muretseda, et nüüd on vaja hakata raudteetarbiks maad võõrandama ja sellest tulenevalt esisade nii-öelda maavaldus üle vaatama. Nii et jah, see on nii-öelda projektis ilusti paigas, et tuleb päris kõrge raudteevedukt, et maantava 7 meetrit, mis on ka tegelikult nagu analoogsete ehitustega võrreldes väga kõrge nii-öelda nõue Transpordiametilt, aga ju on sellel nagu selge põhjendus taga ja me anname aru, et need viaduktid ja raudtee, mida me ehitame, on ikkagi 100+ aastat projekt, nii et eks seal on tuleviku vaade sees. Risti peatusest, siis kas on ka planeeritud juba Risti peatuse asukohta ehk et kas see tuleb samasse kohta, kus ajalooliselt see peatus on või see nihutatakse keskusele natukene lähedamale? Et teemaplaneeringu nii-öelda menetlemise raames 2013-2017, kui Lääne maavalitsus seda tegi, siis olid mõlemad variandid laual ja tookord jäeti see otsus nii-öelda selleks hetkeks, kui läheb projekteerimiseks ja nüüd konsulteerides siis Lääne-Nigula vallaga ja samamoodi Risti rahvaga, et see otsus on, et uus peatus tuleb Risti keskusele lähemale, ehk teiste sõnadega, et ta liigub sinna, kus on selline mõtteline Sireli tänava pikendus ja selle projekti raames on siis ka projekteeritud seesama Sireli tänava pikenduse kaudu ligipääs raudteele ja siis vahetult sinna raudtee äärde ka parkla rongi kasutajatele ja nii palju kui mina tean, siis ka see toob kaasa omalt poolt veel Lääne-Nigula valla arendustegevused, et selles piirkonnas ka sellist elamu arendust nagu tekitada, sest elu on näidanud, et kui rong jõuab piirkonda, siis see tekitab kohe aktiivsust nii ettevõtjate hulgas kui ka inimesed vaatavad asukohta teise pilguga, nii et me väga loodame, et see toob ka Ristile kaasa sellise positiivse tuule, inimesed leiavad elukoha Ristil, need, kes on sealt võib-olla kunagi pärit, leiavad hea põhjuse tagasi pöörduda, et elu maapiirkondades ei hääbuks. Sõiduplaanidest ja kui rong ühel päeval nüüd Ristile jõuab, kas on siis arutatud ka varianti ümberistumiste teemal ala, kui rong jõuab Ristile, inimene astub sealt maha, et ta saaks siis ka mugavalt ümber istuda mõne maakonnaliini bussiga, et siis sealt kuskile suunas edasi sõita? Busside ja rongide sõiduplaanide selline integreerimine on üle-eestiline teema ja mina kuulun kindlasti nende hulka, kes ütlevad, et sõiduplaanid peavad olema reisija vaatest kokku pandud, mitte niivõrd nagu sellest vaatest, et kuidas kas siis operaatorid või siis korraldajad nagu heaks ja paremaks peavad. Et paraku süsteem on täna üles ehitatud niimoodi, et rongiliiklust korraldab meil Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, lähtudes siis Eldroni ettepanekutest ja Eesti Raudtee kui Edelaraudtee
raudtee kui infrastruktuuri ettevõtete sellistest nii-öelda pakutud võimalustest, et millal rongid sõita saavad ja bussiliiklust sõltuvalt sellest, kas on avalik vedu või kommertsvedu, korraldab siis kas ühistranspordikeskus või siis kommertsvedajad ise liinilubade alusel. Ja noh, ütleme selles süsteemis, kus on erinevad osapooled, on arusaadav, et turumajanduslikus olukorras igaüks püüab oma kuludele katet leida, mis tihti tähendab ka seda, et kui on tipptund, siis on sõiduvõimalusi rohkem, sest et kõik tahavad tipptunnil oma teenust pakkuda ja vastupidi, et kui on õhtused ajad, inimesed tahaks näiteks teatrist tagasi tulla, neid ei ole reeglina väga palju nii-öelda regulaarliini avamiseks, siis on jälle nagu keeruline, et kes siis nagu seda sõiduteenust pakub. Et ma tean, et käesolevalt nüüd vastu võetud transpordiliikluse arengukavas on ka selline nii-öelda sõiduplaanide ja erinevate transpordiliikide integreerimine taaskord nagu päevakava võetud, et eks seda peab nagu tsentraalselt tegema ja siis kui me räägime nüüd rongist Ristile, siis ilmselgelt ka arvestama sellega, et rongireisijatel on vaja bussiga edasi saada, on inimesi, kes tulevad kaugemalt, et saaks bussiga rongipeatusesse ja loomulikult need sõiduplaanid peavad olema nii tehtud, et ei ole vaja emba-kumba kaua oodata, et sa saaksid ikkagi põhimarsruutide vahel, milleks reeglina on sellised suuremad linnad nagu Keila või Tallinn, eks ju, või siis teisele poole Haapsalu, et sinna oleks ikkagi võimalik nagu sujuvalt saadagi inimestelt, kes tulevad maapiirkondadest. Turba-Risti lõik on praegu töös ja on kindlus, et see läheb ka ehitusse, kuid mis saab sealt edasi, kui me räägime nüüd Risti-Haapsalu-Rohuküla lõigust? Et nagu ma ütlesin, et projektid on valmis kuni Ristini, et hetkel on siis menetluses Tehnilise Järelevalveameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveameti poolt ehitusloa menetlus, et see protsessilt tähendab seda, eks ju, et erinevad osapooled, nii nii-öelda piirinaabrid kui ka siis erinevad riiklikud institutsioonid vaatavad selle projekti hästi põhjalikult läbi, lähtudes just nagu endale olulistest teemadest, et kas projekteerija on lahendanud kõik asjad õigesti normide kohaselt ja parimal võimalikul viisil, mis arusaadavalt tekitab jälle ka diskussiooni, tulevad uued ettepanekud, öeldakse, et seda asja võiks nagu teistpidi teha, nii et see protsess on nagu aega võtnud, see ehitusloa menetlus. Küll aga kõik märgid, me oleme seal lõpusirgel täna, kõik märgid näitavad, et 2022. aasta kevadel, siis kui ilmad lähevad nii-öelda ehituseks sobivaks, saab ehitustöödega peale hakata ja nagu mainitud, et Euroopa Liidu taasterahastust on ka see kate olemas kuni Ristini. Nüüd paralleelselt hetkega on koostamisel raudtee arendamise tegevuskava aastani 2028, mille raames siis on kirjeldatud ära peamised tegevussuunad, sealhulgas ka siis raudtee ehitamine Rohukülani ja selleks ette nähtud investeeringud. Et minule teadaolevalt on nii Eesti Raudtee kui ministeerium seisukohal, et põhimõtteliselt on võimalik alustada Ristilt Rohuküla suunas edasi ehitamisega aastal 2023. Nagu öeldud, projektid saavad järgmise aastaga valmis, aga see eeldab seda, et riigi poolt leitakse täiendavad vahendid juurde, et siis sellel ehitusel oleks ka rahaline kate. Nii et tulles nüüd selle optimismi juurde tagasi, kuidas see intervjuu algas, et mina olen jätkuvalt seda meelt, et tegelikult aastal 2025, äärmisel juhul 2026 me võiksime rääkida sellest, et rongi liiklus on taas avatud Rohukülani. Intervjuu kokkuvõtteks. See aasta on lõppemas, järgmine aasta on meil suhteliselt kohe algamas. Mida toob Haapsalu raudteele aasta 2022? Ma usun, et kõige selline märgilisem sündmus on Läänemaa inimeste jaoks, sest et see on nüüd tõesti väga pika aja jooksul esimest korda, kus pannakse raudteerööpad maha Lääne maakonna või Läänemaa piiridesse. Et võib-olla veel, ütleme, rööbas kui selline ehk ei pruugi jõuda, küll aga inimesed näevad reaalselt raudteetammi, mis on nagu uueks tehtud. Nad näevad, et kõik see võsa, mis on aja jooksul sinna kasvanud, on ära raadatud, on selline suur ja lai siht, eks ju. Ja kindlasti kõik, kes kasutavad Ääsmäe, Haapsalu, Rohuküla maanteed, näevad sellist
massiivse viadukti ehitustöid, mis sellel hetkel nagu toimivad. Aga kokkuvõtvalt ma ütleksin nagu seda, et inimesed näevad oma silmaga ja kui soovivad, saavad oma käega katsuda, et raudteeehitus Turbast edasi Haapsalu suunas on reaalsus. Ehk et 2023 Risti ja optimistlikult võttes 2025 või 6 siis Haapsalu. No ma võtaks võib-olla nagu natukene teistmoodi plaani, et kui me räägime nagu rongiliiklusest Ristini, ma näen, et palju tähtsam on see, et lisaks Turba Risti ehitusele algaks samalaegselt ka Risti ja Haapsalu ehitus, ütleme siis selle 1 aastase nii-öelda vahega. Ja siis töö käigus selgub, et nagu ma ütlesin, et see viadukt on tegelikult väga massiivne ehitus, nii mullatööde mõttes, betoonitööde mõttes, et kas nüüd on raudtee Ristini valmis enne ja on mõistlik alustada ka rongiliiklust või tehakse asju niimoodi, et alustatakse nende massiivsete töödega, et siis 2023 liita sellele juurde juba tööd Haapsalu suunas ja rongiliikluse reaalne avamine, kus inimesed tõesti saavad selle nagu, ütleme siis, nagu maksimumi lähedase kasu kätte on siis, kui on avatud Turba Haapsalu lõik tervikuna. Et vaatame, nagu ma ütlesin, et siin on üks oluline võtmeküsimus riigil nüüd järgmiseks aastaks leida täiendavad vahendid, et inseneritehniline töö saab valmis, kõik sellised nii-öelda küsimused, mis on nagu vaja lahendada, ehitustehniliselt saavad vastused, aga on selge, et ei saa lepingutesse minna, kui rahaline katte puudub ja kas see tingib nüüd selle olukorra, et vahepeal tekibki selline Tallinn-Risti liin või me saaksime ikkagi hakata rääkima kohe Tallinn-Haapsalu liinist ja siis ühel hetkel võib-olla siis natukene hiljem lisandub sellele ka Rohuküla ots, eks ju. Et ma usun, see on nagu järgmise aasta lõpuks nagu selge.